Professionaalsust võib lugeda advokaadi sünonüümiks. Igalühel meist on ülesandeks pakkuda klientidele parimat kvaliteeti ja oma ala tipptaset ning muidugi tegutseme ülima aususega. Teisi valikuid ju pole. Kohe kuuled aga, millised valikud on seekord kliendi laual ja milles on sinu professionaalset lähenemist vaja. Ja sisse. Tervist. Tere. Jaanus Kure. Tere, astuge edasi. Aktsiaseltsist ehitaja. Suhtlesime teiega. Ja, just, minuga. Triin. Tere, väga meeldib. Istuge palun. Mitte. Nii, ma kuulan, mis on mureks? Jah, lähme siis asja kallale. Aktsiaseltsi ehitaja opereerib Eestis poeketti ehitusmaks erinevates linnades, Tallinnas, Pärnus, Haapsalus, Narvas. Oleme juba 10 aastat Eesti turul ja tarbijad on meid vägagi hästi üles leidnud, niisamuti ka professionaalsed ehitajad. Ja kasumlikust, majanduslikust kasust võib rääkida nii, et viimase 3 aasta jooksul on olnud igal aastal käive umbes 5–6 miljonit eurot. Seega oleme pikaajaliselt juba kasumlik firma. Ja nüüd asja kallale minnes, et eelmisel kuul võttis meie juhatuse esimehega ühendust meie konkurent Tartust, OÜ Lõunaehitus, kes pakuks müügiks nende kinnistut koos seal oleva ehituspoega Nokitseja. Et nende väitel soovivad nad ehitusturult praegu välja minna, sellepärast et soovivad keskenduda kinnitusvahendite tootmisele metallist. Ja loomulikult oleme me selle tehinguga vägagi nõus või mitte nõus, aga huvitatud antud tehingust, sellepärast et meil veel Tartus endal poodi ei ole. Ja kuna varasemalt oleme juba ka kokku puutunud selliste tehingutega, siis on teada, et tuleb võib-olla taodelda Konkurentsiametilt koondumise luba. Ja sellepärast ma siis siin olengi, et kuidas tegutsema peaksime. Aga ma alustuseks küsiksin siis, et mida te täpsemalt plaanite osta, et kas ainult kinnistu koos hoonega või midagi enamat, kas te plaanite töötajad üle võtta, mingeid varasid veel osta seal? Aktsiaseltsi ehitaja soovib omandada OÜ-le Lõunaehitus Tartus kuuluva kinnistu koos selles asuva ehituspoega Nokitseja. Ja lisaks omandada Nokitseja kogu inventari, laovarud, samuti võtta üle kõik töötajad, kes seal töötavad ja kehtivad tarnelepingud, mis siis OÜ Lõunaehitus on sõlminud Nokitseja kaupadega varustamiseks. Aha, hästi, selge. Ja kui te nüüd selle tehingu peaksite ära tegema, et mis teil siis edasine plaan selle ehituspoega Nokitseja? Kindlasti edasi opereerida antud poega, aga loomulikult teha nii, et pood oleks sarnane meie ehitusmaks poeketipoodidega, ehk siis muuta ära logo, kõigepealt ka kõik värvilahendused nii väljast kui seest ja siis ka kõik see müügil olev kaup võib-olla välja vahetada või siis vaadata üle, et see oleks kogu Eestis sarnaneks nagu teie poodide kaubavalikuga. Just. Ja küsimus nüüd ongi selles, et tegelikult on selle asjaga juba päris kiire, kuna me oleme just plaaninud teha enda poodides uuenduskuuri ja sellega seoses siis ka näiteks tuua uued iseteeninduskassad ja seetõttu tahaks selle lepingu kiiresti sõlmida. Ja kui kiiresti on kiiresti? No, selles mõttes ikkagi nii kiiresti kui võimalik, et kui saaks juba järgmisel nädalal selle ära teha, siis saaks kohe panna Tartusse ka meie logo ja kõik see, mida ma rääkisin. Aha, hästi.
lõunaehitus oli, eks siis, kes opereerib seda Nokitseja poodi, et kas te teate ka, et kui suur käive neil eelmisel aastal oli? Eelmine aasta, kui ma eksi, jah, 1,5 miljonit eurot umbes. Okei. Hästi. Ja te enne mainisite, et olete varem ka sarnaseid tehinguid teinud, et äkki te räägite igaks juhuks nendest varasematest tehingutest ka natuke? Ja, umbes aasta tagasi oli siis sarnane müügitehing konkurendiga Pärnust, Pärnu Ehitus OÜ, kus siis samuti saime enda valduses 2 poodi, ühe vastavalt aprillikuus, mis siis asus Pärnus ja teise maikuus Haapsalus. Ja nende käive oli siis kokku 2022. aastal umbes 1,3 miljonit eurot, aga antud momendil me oleme juba viinud need poed sellisesse kontseptsiooni, nagu ehitusmaksil on ja plaanime umbes 2,3 miljonit eurot käivet sellel aastal. Okei. Ja need olid siis 2022 aprillis ja mais? Ja, aga et üks küsimus veel või siis murekoht võib-olla, kuna sooviksime, et kui nüüd see tehing toimub, et OÜ Lõuna ehitusest ei saaks ikkagi konkurenti meie aktsiaselts ehitajale, kuigi nad väitsid, et nad lähevad ehitusturult ära ja on siis kinnitusvahendite tootmises tegevad, siiski ei saa iial teada, et see võib nii minna. Ajalugu on näidanud, et seetõttu sooviks, et tehingusse läheks sisse klausel, et OÜ Lõunaehituse liikmed ei tohi järgmise 5 aasta jooksul Eesti Vabariigis ehituspoode omadega nendega opereerida. Aha, hästi. Aga siis mul on pilt ees, mis olukord on ja me analüüsime ja võtame paari päeva jooksul teiega ühendust, siis me täpsemalt rääkida. Ma tänan. Aitäh!